Nii, järjekordsel kalastushetkel, seekord siis oleme tulnud siia Pärnusse ja jõe peale ja vaatame, mis meile võiks anda ja tulla. Ilus hommik, päike tõuseb, lubab täna tuule tugevnemist. Vaatab ja kui suureks see tuul kerkib ja mingi sadu ennustab siin peale lõunat saartes alates ja aga vaatame, äkki see paneb hoopis kala paremini sööma võtma. Nii, võtame katta ära ja laseme esimese päeva augu sisse. Nii, kurat, uppas ära ka. Ei fikseeriks nüüd. Nii, on kinni. Palju siin jääpaksust on. Vana kurat. Palju seda jääpaksust siin võib olla. Vaatame, minu meelest see. Aga nad ütlevad, kannab. Hakkad küsima, ma ei mõõt. No mõõdame. Tundus silma järgi. 10 senti on ikka ära. Okei. 10 senti on ära. Siis ei ole hull. Kurat, paneb mööda, all on. Juba mitmes kord. Paneb mööda. Ahven tundub olema, jah. Juba 2 korda on pannud, aga ära ei võta ei konkreetselt. Pirtsakas vist veel. Ei ole veel ärganud. Tegelikult ma tulin siia koha proovima hommiku poole. Näe, jälle pani, noh. No, vahetasime lanti, panime vähe teist värvi ja nüüd jäi otsa, muidu kurat ei jää. Aha, võttis. Jälle võttis. Kurat, ilus viisakas ahven päris siukene. No ikka on. Ilus viisakas ahven. Paarsada grammi ja peale isegi, joo. Okei, vaatame, näh, nüüd tõstis. Ja nüüd tõstis üles. Maailma suurim ei ole tunde järgi või kurat teab. Ai, miks täitsa viisakas 100 grammine kala, kurat. Jaa, 100 grammi kala, kurat. 100 grammine kala. No, midagi neil veel ei meeldi. Aha. Nii. Limpsis ära, jah. Hops, kurat, ilus löök oli. Kurjalt kohe. Ilus kuri löök. Ilus kuri löök oli. Aha. Kurjalt võtavad. Okei. Kurjalt võtavad. No, anna siia. Aga jah, kuskil nii 70 senti kuni meeter ülesse. See läheb kurjaks. Nii. See võiks viisakam olla tõmba järgi, jah, ongi. See on juba viisakam kala. Viisakam. Võta.
ja võttiski. Ja võttiski. Päris viisakas. Viisakas panniahven. Viisakas panniahven. Nii läheb veel. Nii. Aha. Tuleb jälle. Tuleb jälle. Korralikult põrutab, jah. Tuli ära. Oi, see sikuski püük ja põigi püük on ilus. On ilus. Väga ilus püük. Aga selle vist laseme tagasi. Siin on huvitav, jah. Helistasin Vellole ka, et kas tal tuleb seal, ta ütles, ei tule. Siis võtsin, pane ruttu asjad kokku ja tule sealt poide juurest ära. Peaks varsti siia jõudma, siis äkki läheb tal ka vähe lõbusamaks. Muidu käib teine kogu aeg ja käib ja on õnnelik, kui võttugi näeb, rääkimata mõne kalakeses ka. Et tulgu ruttu siia. Äkki on õnne ja saab ka oma pannid naerma. Aga ilm on ikka, jah, nii nagu ilmateade lubas, et lõunast alates pilvisus hakkab tihenema. Tuul pidi tõusma kuni lõunani päris korralikuks. Siin 17–21 meetrit rannikul lubab. Ja siis ei ongi. Tuli jälle ära. Jaa. Ilus kotiga. Ahah. Ainuke miinus on ja selle põigiga püüi, et kurat, kui ikka ahnelt võtab, siis on kõik see kolmik on tal mollis sees ja nüüd hakkasin arutama. Juurde tuleb ära ei võtta. Paar tükki. Vaatan. Suitsuahvanaga said, jah? Mul võtab täitsa siukest naturaalset, et ma vaatan. Äkki ma leian. Keelitamisega. Mul on üks ka veel kauguga pannud. Mis? Mul on üks ka veel löögiga pannud. Ei ole pannud, jah? Ma vaatan. Ahah, nii. Mul on sama värv, ainult number väiksem, viiesega. Nii. Vaatame. Näe, konkreetselt see samana on mul otsas. Aga mul on siis, pane see otsa. Tal on väike säbru on sees ja see on selle kapralli need landid, mis me müüme. Siin on pandud nüüd see kalamarjaga konks ka otsa. Ja UV täpikene lõua all. Täitsa naturaalne, ei taha mingit punast ega kuradi oranži kõhu alusega. Nii, selle ma panen omale praegu siia tagasi. Ma just mõtlesingi, et äkki see viiene mul on liiga suur, aga kurat seda viiest peast, kui see seitsmene on liiga suur, aga seda võtta. Vaatab, proovib. Kui ei hakka võtma, et torgib, siis ma panen ka viiese. Näitab Vello või? Nagu mängima hakkad, siis hakkab tulema alla. Et lähevad nii kurjaks. Näe. Vaata Vello. No täitsa viisakas kala ju. No ma räägin. Täitsa viisakas kala. Täitsa tavaline. Mitte mingi kuradi ma kõhu alt ega midagi. Ja, andsin Üllarile ka sama, aga number väiksema. Mul lihtsalt ei ole 7. Ei ole mitte mingit tooni, noh. Ja. Näe. Ja torkis ära. Ja torkis ära. No. No
said vähemalt esimese silmakala kätte, nagu öeldakse. Õnne? Jah. Tuleb lihtsalt mängule vahepeal teha väike paus, sekund paar vähemalt. Ja siis ma olen vahepeal kogu aeg tõmbanud, et üldse pausi mitte teha, et närvi ajada. Ja siis teed pausi. Oi kui ilusti tõstis. Oi kui ilusti tõstis. See võiks ka viisakam olla tunde järgi. Oi kui ilus. Ilus, kuldne. Vaata. Päikese käes ilusti, jah. Ilus kuldne mereahven, ma arvan. See ei ole kohalik. Ilus kuldne mereahven. Ja kohe vägev. Vaikselt see mesimummu kott täitub mul. Aha, vaikselt mehi tuleb ka juurde. Siin on mingid punaste kommedega V6-tega siin meil liitusid. Meeskond V6. Nii ongi. Simsides seal mees, naine, enne vist lätlased midagi, nad omavahel pobistasid. Ja, Üllar sai just käe valges, vahetas augu, andsin talle selle oma põhi. Väga hästi. Mul hea meel omadel kastil. Aga jätkame. No, nüüd lõpuks lolitasin ära. See võiks ka viisakam olla, vähemalt tõmmeta järgi. Ja, täitsa viisakas. Täitsa viisakas. Vähemalt kala on viisakas. Muidu kurat torgib, no ongi ettevaatlikult võtab. Ettevaatlikult võtab, jah. Üllar, mis sina teed? Sina võtad ahvena või? Tubli. Mis sa Velo teed seal? Said ahvena kätte, jah? No jah. Nii, jaa. No, ilusti vajutas ka. No minul tuleb ka ilusti. Tuli jälle ilusam vähe siin vahelduseks. No. Läheb tagasi. Olgu tal hea olla, kas kasvab. Jaa. Kuradi Üllar. Ja saigi kätte. Selle minu antud landiga või? Kurat, ikka on siin mingid kohad ka olemas. Okei. Äge. Äge. Ahah. Kutsu vanaisa vanaema, just. Ahah, nagu teest jutt läks, siis oli kohe võtte ka. Nagu ütlesin, et hakkan teed jooma ja kohe võttis. On pergene, ma pean vist kogu aeg midagi tegema või ütlema, siis kala võtab kogu aeg.
hakkan teed jooma ja kala kuulis ja tuli kohe otsa. Aga teed ma joon nagunii. Nii, teeme väikse tee joomise. Teeme väike tšai. Üllar, mis sul toimub? Ein otsas, jah? On jah? Näe, Üllar ei tule ein otsa. Raputab ka veel. Ahah. Jaa. Nii. Kus mul siis mu firma võileivad on? Millegi pärast kõik, kes on minu leiba saia saanud, kiidavad, kurat, et Iksa võileivad, need on pigem praad on see, mitte võileib. No jah, me paneme sinna natukene igasugust asju vahele, kui juba, siis juba. Nii. Teeme lõuna ära. Teeme lõuna ära. Proovime. Kui hea sidrunitee. Ingveriga. Nii. Võips ka. Seekord siis saiaga. Juustud, kurgid, vorstid. Et ikka oleks. Ikka oleks ja toidaks. Vaatan korraks, mis meil siin ülevaade on. Seal on siis sõudekas. Kurat, kus sinna on inimesi tekkinud katlamaja alla. Ei tea, kas ka ahvenad püüad või äkki koha tuleb seal ja meie siin ahvenaga mängib. Okei. Nii, lõuna tehtud ja hakkab püük jälle pihta. Lõuna tehtud ja hakkab püük pihta. Nii. No see on vähe. Võiks olla. Jah, on küll. On küll kobedam ja kurat, kus nad võtavad ikka neid kolmikud suhu, no minevad. Jaa. Pannid. Mul saab ka panni täis, kui hõredamalt panna. Ahah, vahedega. Kokku ei kleepu. Suuremate vahedega. Kui suuremate vahedega panna panni peale, siis saab panni täis. Ei ole. Näe, ops. Miskit jälle kobedamat vähe. Ja ikka see kolmik on nii mollis. Aha, ei ole. Ühe saan kätte, siis saab teine ka tuleb ära. No. Jaa. Ei tea. No, ilusti võttis seda muskat kunni oma see Hot Tiger või mis ta on, see kollakas värv, jah. Nii. Oho, kus lõi alles? Oho.
vool on ikka kuradi tugevaks läinud, jah. Kurat, siin see 20 grammise kirvegi kurat juba viib ära. No, võiks natukene, jaa, viisakam kombaini kala. Nii. Päris mõnus on selle kunni kombainiga pruida. Siuke parajalt paindega ja siuke mõnu tunda annab täiega sisse. Joo. Oi, kus talle meeldib see kunnimuska. Oi, kui kuri kala. Ja, neile midagi. Siin olen püüdnud kunni selle koharidvaga. Siis täna sai poigitatud tema selle teise ridvaga ja nüüd veel see kombain. No ma ütlen, et kurat ikka meister on meister, oskab teha küll. Et julgen soovitada kunni asju. Julgen soovitada kunni asju. Passa kurat. Kurat. Kala peab ikka nii paksult olema, et kollide külge ja kus ta seal jääb. Vähe viisakam, 100 grammi peale ja no mis on, ilus kala on ilus kala jälle. Midagi. Kurat. Kala on nii paksult, et kõrva tagant ja kurat, kun saakis pani taas kõrri käima. Muiskale. Ja siin enne vaatasin, üks püüdis püstlandiga, sai ka. Jälle midagi. Vähekene. Kurat,
muskaga, kus see, muska on tal suus, ma mõtlesin, et jälle külje pealt. Muska on suus. Jah. Seitse koma 6. Võtame siis tänase päeva kokku. Järjekordne kalastuspäev Pärnu jõel saab kohe otsa meil. Paneme Ülleriga asjad kokku. Üllar mul seal istub juba ära külmunud juba näost. Sinine kõnge. Mis ma siis öelda saan? Hommikul seal papiniidu silla juurest hakkasime pihta kohaõnnega. Kohaõnne meil ei olnud, siis koha lihtsalt ei olnud või ei võtnud või kurat seda teab, mis ta seal oli, ei olnud. Siis liikusime sealt edasi siia kuradimaa katlamaja poole nii-öelda. Sealt eile olevat saadud ahvenat. Sinna jõudsime, lasin siku alla, mõned tõmbed ja hakkas tulema. Niimoodi kuni ütleme lõunani tuli sikuski ahven. 7 põigile mul kapral. Kapral lant oli tegija, see Ukraina käsitöölandid, mis meil seal VF-i siis müüa on suurim valik. Nii, räägin juttu ja vahepeal võtan kala ka välja. Ja siis 7 kaprali peale tulid ja nii. Ja siis lõunaeg mingi aeg kurat tõusis vool, et ei saa enam sikuski põhja kätte. Ja siis kombain oli kaasas, mida ma tegelikult proovisin juba hommiku poole seal silla juures, papiniidu. Kombain oli kaasas, lasin kirve alla ja siis sain mingi hetk, kombainiga sain sealt ahvena kätte. Aga siis mingi hetk lõppes seal ka kala ära ja siis vaatan, et siin sõudeka juures mingi kuradi punt istub või liigu. Keegi oskas öelda, et need püüavad koha seal. Vaatasin kella, mõni tund on enne lõpuaega, läheks käiks ära. Vanameister Vello jäi sinna valvesse, meie Ülleriga tulime siis siia sõudeka alla. Aga kurat, siin ei olnud ka mingit kohapüügist haisu. Siin vennad panid samamoodi ahvenat ja kombainiga. Proovisin algul sikutiga, aga sikutit ei tahtnud üldse. Ja kombaini alla lasin mõned tõmbed ja hakkas tulema. Kala on siin igal pool paksult alla, aga kurat ei taha teine võtta üldse. Ei taha. Ma võtan siis seda sikuskat. Ja nüüd praegu siis teiega juttu räägin, siis siin mul järjest tuleb. Mine ära ja vist keegi ei ole. Ja siis sai vahepeal tehtud kaanepilti saagist. Saak ka ära kaalutud, siis oli mingi üle 7 kilogrammi oli juba kokku kahmitud, aga nüüd ma olen ju vahepeal juurde neid püüdnud, nii et ma arvan, mingi 8 kilo peaks juba ahvenat olema täis küll. Ja mis kindlasti tahaks veel ära mainida, no kurat, selle kunni käsitöö ridvad, ausalt julgen soovitada veel kord öelda, et kui tahate ikka omast hobist täis kaifi saada, siis proovige tema käsitöö ritvasid. See, mis ma ahvenat püüdsin, see oli siis, mis asi tal oli see ahvenaritv, mis asi ta mulle siin tegi, see on mingi Ice Cheek Fast 10-30 testiga. Ta ütles, et see on mõeldud suurte põikide ja vaibi püügiks, siukse mõnusa nagu tagasilöögi mänguga. Peal on mul siin 13 XL rull ja päris hea kooslus. Nii nagu ma ütlesin, kaprali lant, midagi erilist. Kolmikvärviline ja nii oligi. Ja kombainiks on siis kunni latt ja käepide noksiga ja multirull. Ja all on siis sepasassi kuradi maa tehtud
sepasassi tehtud kirves ja kuni siis Bottaigeri muska. Minu üks lemmikumaid värve. Ei olnud kombaini kaasas ja siis tema paneb ainult sikutiga, aga nagu ma ütlesin, kurat, siin valib see kala, ei taha seda sikutit. Kombaini ja seda muskat ikka paugutab. On ju? Et ei taha sikuskit. Sikuskit ei taha ju. Ja, kombaini. Et need, kellel kombainid on kaasas, need midagi ikkagi saavad, näe, jälle vaatasin ja lõi otsa ja nüüd tunde järgi võiks viisakam kala olla, aga sellega ma panen küll punkti ära, et Üllar saaks ja viisakam kala, muidu ei saagi ära. Teeme viimase kalani ja Vello ka vist seal meil ootab. Sest autoni on siit oma maad minna ka, et kus on Sõudekas ja kus on kuradi maa Pauov, et siin annab jalutada tubli pool tundi kindlasti. Aga noh, kes ütles, et midagi kergelt tuleb. Kõik nagu meile meeldib. Lihtne kalapüük. Olgu siis.